Tere armsad! Täna on 1. oktoober, kolmapäev ja ma mõtlesin, et ei tõmba täna hetkesõnumit. Vaatame üle hoopis, mida oktoober meile toob ja millised on need üldised energiad. Tõmban meile sõnumikaarti, panen meile tarakaardid ja vaatan lihtsalt üldiselt energeetilised seisud üle, nii et nagu alati võtta see, mis resoneerub ja kui ei resoneeru, ära võtta üldse. Tõmban meile esimeseks siia tsakrakaardid, vaatame, mõtlesin, et võiks vaadata, milline on meie selline domineeriv tsakra või vähemalt see nõuanne. Ma küsin niimoodi, et mis on see nõuanne või soovitus, millisele tsakrale me peaksime oktoobrikuu jooksul keskenduma ja mida paremini tasakaalustada, mis aitaks meil siis oktoobri energiatega paremini toime tulla, kuna september on olnud üsna intensiivne, üsna, ütleme nii, et avav ja see avamine võib-olla ei ole tulnud kergelt, aga see on meid raputanud ja see on meid teisele tasandile viinud. Meie silmi raputades avanud või siis meie teadvust raputades tõstnud. Aga tsakra, millele me võiksime fookust hoida oktoobrikuus, on hingetähe tsakra. Hingetähe tsakra on meil siin üleval, kui meil on kroontsakra siin pea peal, kus on kroon ja hingetähe tsakra on, ütleme niimoodi, et 20 sentimeetrit meie peast kõrgemal. Ja siin on selline sõnumikene all ka, et sulandumine kõiksusega või jumalikkusega siis nii-öelda. Ja hingetähe tsakra on ka see tsakra, mille kaudu me saame ühendust koosmilisusega, oma kõrgema minaga, kellel on siin veel kõrgemad aspektid teistes paralleelreaalsustes, dimensioonides, kõige sellega, mis on maisest väline, aga läbi iseenda spektri. Ja hingetähe, nagu see sõnagi ütleb juba, hingetäht ehk siis sinu hinge ühenduse punkt, mis avab kanalit kosmilisele tarkusele. Ja sümboliseerib see ka sellist kõrgemat teadvust, kõrgemat spirituaalset ärkamist, et no me oleme kollektiivina sellel teekonnal, igaüks erinevas etapis, eks ole. Ja nagu ma juba enne olen ka öelnud, et kui varasematel aastatel on olnud niimoodi, et ärkamise protsess on olnud üsna rahulik ja justkui on nagu valikuvõimalus jäetud, kas sa tahad ärgata või mitte, siis järjest rohkem on mul selline tunne, et sa enam ei otsusta selle üle, kas sa ärkad või mitte, valik on see, et sa ärkad. Need energiad juba muutuvad nii intensiivseks ja meile saadetakse järjest ja järjest rohkem selliseid kõrgsageduslikke koode, mis sunnivad ärkama meie endi sees oleva teadvuse, kõrgema teadvuse, sest me kõik ju kanname kõrgemat teadvust tegelikult. Ja mida see ärkamine tähendab? See tähendabki seda, et meie sees ärkab see kõrgem teadvus, meie sees ärkab algallika ühendus ja me ärkame iseenda jumalikkusesse, ehk siis meie enda see jumalikkuse kood ärkab. Ja väliselt siis seda mõjutatakse, aga seda ei ole võimalik väliselt eriti tugevalt mõjutada, sellepärast et me oleme vaba tahte maailm. Ja kui me ei ole ise küsinud, kui me ei ole ise seda sammu astunud, et me nüüd soovime ärgata, siis ei saa väliselt seda kuigi palju mõjutada. Ja sellepärast valivad tähehinged siia kehastuda, sellepärast et kõige parem viis ärkamist mõjutada on tulla siia kehastusse ja nii-öelda, kuidas ma ütlen, kehastuda inimesena siis. Aga milles nüüd järgmine konks on see, et kui sa inimesena kehastud, siis su mälu kustub. Aga nii-öelda kõrgema juhatuse ja kõrgema toe saatel
aidatakse tähehingedel mälu taastada, läbi mille aitavad, ehk siis mina olen ka tähehing, läbi mille siis tähehinged aitavad ka teistel ärgata oma jumalikkusesse. Et see protsess saaks veelgi kiireneda ja tähehingi kehastub järjest ja järjest rohkem meie hulka, et see protsess saaks kiireneda ja intensiivistuda ja et me jõuaksime lõpuks sinna, kuhu me oleme määratud tegelikult jõudma. Et siin on mitusadad aastad olnud, kuidas ma ütlen, võõrvõim, väga negatiivne võõrvõim meid valitsemas ja valgus hakkab lõpuks ometi paistma. Aga see saab paista tänu sellele, kui sina hakkad iseenda sees valima seda, et sa valid leida ühenduse algallika ja iseenda jumalikkusega. Siis hakkad seda ka väliselt märkama ja siis hakkab ka väliselt toimuma see üleminek kuldajastusse, sest see üleminek kuldajastusse ei hakka nii, et sa üks hetk avad silmad ja väliselt on kuldajastu olemas, vaid sa teed sisemiselt selle valiku, et see kuldajastu saaks väliselt manifesteeruda läbi sinu, sest meil kõigil on hästi-hästi oluline roll kuldajastu tulekul. Aga oktoobri juurde tagasi. Et mis mulle see kaart siin sõnumina veel ütleb, et mingisugune ärkamise laine võib siin oktoobris tulla osadel, kus tekib veel tugev ühendus, veel tugevam tasandivahetus, kus sul tekib võimalus veelgi sügavam ühendus iseendaga saada, iseenda jumalikkusega, mingisugune wake up call, öeldakse mulle äratuskõne, wake up call. Siin meile on tulemas, mis laadi ma isegi ei oska praegu öelda. Nii, aga tõmbame oktoobri kohta veel sõnumi, mida mul Merineitsi kaardid räägivad. Oktoobri kohta kollektiivne sõnum. Divine Magic. Ka selline maagiline kaart natukene nagu see hingetähe tsakra. On oodata imesid. Selline ärkamise, kui inimene ärkab enda jumalikkusesse, see on ka minu meelest nagu ime. Ja inimene hakkab siis nägema seoseid, ta hakkab nägema maagiat, ta hakkab nägema hoopis teisi nurki erinevates situatsioonides ja olukordades ja teinekord see tundubki selline maagiline. Et selline tunne, et justkui keegi kõrgemalt oleks vahele seganud, et mida rohkem sa iseenda jumalikkusesse ärkad, iseenda pühadusse ja mida rohkem sa oma hingeteega joondud, seda rohkem sa hakkad kogema seda, et keegi kõrvalt sind assisteerib ja keegi sinu kõrval on olemas ja kogu aeg aitab sind ja erinevad situatsioonid lahenevad väga maagiliselt, sul tekivad täiesti veidrad sünkroonsused ja täiesti sellised müstilised maagilised sõnumid, et sa vahest tekib tunne endale, et kas ma olen hulluks läinud, et ma saan selliseid nii konkreetseid ja nii selgeid sõnumeid. Ja tekib tõesti tunne see, et keegi mu kõrval aitab mind. Ja see samune kaart, Divine Magic. Ja nagu siin all on merging with the divine. Ei fokusseeri vist ära. Ühesõnaga selline pühadus, maagiline müstilisus justkui tuleb oktoobris esile. No pole ka ime, oktoober on ju Halloweeni kuu. Ja Halloweeni aegu on meie loor kahe maailma vahel jälle hästi hõre. Nii et pole ka ime, kui juhtuvad erinevad maagilised sündmused meil oktoobris. Pay attention, pane tähele. Märka mustreid, märka sünkroonsuseid, märka sõnumeid. Hoia oma tunnetused, mitte ainult silmad ja kõrvad, vaid ka tunnetused sest tunnetus on see, mille järgi divine
see jumalikkus ja see kõrgem teadvus sinuga suhtleb. Ta ei suhtle meiega peaaegu mitte kunagi otsesõnadega, otsetõlkes, vaid hästi tihti läbi meie kehatunnetuse, meie kehaistingute, läbi meie kehateadvuse. Ja me saamegi sõnumeid läbi kehataju, mis siis mõndadel juhtudel kujunevad nägemusteks, kujunevad sõnumiteks, mida sa kuuled, kujunevad tundmisteks, tajumisteks. Vot nii. Aga tõmban meile veel sõnumikaarte, sest oktoobrikuu on pikk ja siin võib palju asju juhtuda. Aga nagu ma aru saan, siis mingisugune kõrgemas teadvuses liikumine siin oktoobris tuleb. Nagu meil siin kogu aeg on olnud, aga see kõrgemasse teadvusesse liikumine tuleb kõik läbi meie pimedate soppide, et valgust ei saa tulla ilma pimeduseta ja kui sa ei ole oma pimedates nurkades ja oma varjukülgedes käinud, siis ei saa sinus olla ka kõrgemat valgust. Paraku nii on. Nii, aga mis me veel oktoobrisse kaasa peaksime võtma, millised sõnumid, millised teadmised? Reset. See on ka juba väga kõnekas sõnum. Reset tähendab millegi uuesti alustamist või peaaegu nagu restart, eks ole. Vaata, mis on siin täpselt. Otsast alustamine, uuendamine ja peegeldamine. See on natukene ka selline energia, et mulle seostub see kuidagi nagu reset, rest, et nagu puhka. Mingisugune nagu korraks selline peatumine, järele mõtlemine, miks sa üldse teed seda ja miks üldse. Ja kui sa esitad endale selle küsimuse, et miks sa midagi teed, siis tekib sul äkki taipamine, et tegelikult peaks hoopis tegema teistmoodi. Ja selleks, et endas selleni jõuda, tee paus. Korraks selline peatun, vaatan tagasi ja kas minu teguviisid või minu minevik peegeldavad üldsegi seda, mida ma tegelikult tahan saavutada ja kuhu jõuda. Ja kui ma ei ole jõudnud sinna, kuhu ma tahan, siis järelikult olen valinud valed meetodid ja ei ole teinud valikuid iseenda kasuks. Et midagi sinu enda juures oled jätnud kuulamata või märkamata ja tuleks võib-olla otsast peale alustada, tuleks iseendaga otsast peale alustada. Mul tuleb selline nagu ka rewind sõna, ehk siis nagu tagasi kerimine, algusesse tagasi kerimine, midagi keritakse. Mulle tundub, et me ei räägi siin praegu üldsegi isiklikust tasandist, me räägime siin kollektiivsest tasandist, et midagi keritakse meil algusesse tagasi. Sellised, nagu me olime alguses. Ehk siis me ei olnud alguses ahvid, me olime alguses jumalikud olendid. Me olime hüperboreaalased. Me olime väga kõrgsageduslikud olendid. Rest, reset and rewind. Puhka, alusta uuesti, keri tagasi. Kuidagi selline väga huvitav sõnum tuleb, et oma nende
hüperborea koodide taaselustamine, taasäratamine, nendega otsast peale alustamine, sest need koodid on endiselt meil eestlastena meie energeetilises DNA-s alles ja need on magavas seisus, nagu ma alguses rääkisin, eks ole. Ja need ärkavad uuesti, need teevad meis resetti. Mingisugune reset sellel tasandil tuleb, ma olen väga põnevil. Kui kõva ja kui suur see reset meil tuleb, eks ole näha. Aga väga huvitav, väga huvitav. Nii. Kas meil tahab sealt hüperborea kohta veel mingid sõnumid läbi tulla? Tuleb mingi sõnum, et te hakkate mäletama. Ja te mitte ainult ei hakka mäletama seda, milline hüperborea välja nägi või mis seal nagu toimus, vaid mäletama neid teadmisi, mis meil oli siis, kui me elasime hüperboreas. Mõningad meis ka Lemuurias ja hiljem Atlantises, siis kui oli Atlantise kuldajastu enne Atlantise hukku. Et need teadmised ja oskused hakkavad meenuma, mitte ainult nagu pildid mälestustena, vaid reaalselt nagu ärkab hinge sees oskus. Kas võib nii öelda anne, oskuslik anne, mingisugused jumalikud teadmised. Nii, mis mul tarokaardid räägivad oktoobri kohta? Mis meid ees ootab, mis ma siin, kui vaatame nüüd maiseid teemasid ka natuke, suhted, raha, kas nende kohta ka midagi tuleb? Nii, oktoober kollektiivile. No suhted tunduvad küll täitsa, mul pole nii ilusaid kaarte olnud. Suhted tunduvad küll täitsa ilusasti minevat, sest september ju lammutas päris palju. September lammutas, puhastas kõiki neid varje ja pimedaid nurki ja karmakohti ja oli üsna transformatiivne suhete poole pealt, mulle jäi mulje. Siis tundub, et oktoober toob nüüd natukene leevendust selle peale ja armuasjades hakkavad asjad liikuma paremuse poole. Hakkavad asjad selginema, kõik need illusioonid ja valearvamused ja need valel tasandil loodud suhted, need saavad selginemist. Ja kõik need valel tasandil suhted, mis juba siin septembris lagunesid, need tasandid saavad uue alguse. Palju parema selguse ja siukse tervislikuma olemise, siis ütleme niimoodi. Näen siin ka armumisi, näen sellist romantikat, näen armastajate kokkutulemist, hingesugulaste kohtumist, kuidagi selline sügavam armastuse tasand lööb nagu välja, et see transformatiivne energia läheb kuidagi intensiivsemaks ja see transformatiivsus ei ole enam see, et hakkan lammutama, et see energia hakkab lammutama, vaid see energia hakkab ka juba nagu kokku tooma. Ja need kokkutoomised või kokkutulemised, üksteise leidmised võivad olla hästi ootamatud, hästi sellised nagu ei tea, kust kohast järsku avastad endale selle õige partneri või hingesugulase. Hingesugulane ei pea olema üldsegi romantiline partner, vaid hingesugulane on keegi,
kes on sulle väga lähedane, väga oluline, kes toob su elus olulisi muutuseid või aitab sul elus edasi, et hingesugulane ei ole ainult see, kellega sul on elu lõpuni suur armastus, ta võib olla sinu parim sõber, ta võib olla su pereliige, ta võib olla loom, ta võib olla sinu enda laps, kes iganes. Et hingesugulussuhteid on olemas absoluutselt igasugusel tasandil. Aga ma ütleks, et suurem kaalukauss pigem on siin romantilistel suhetel ja nende selginemistel. Et isegi kui ei toimu mingisuguse romantilise suhte kokkutulemist, siis armastuse tasandil see kollektiivne armastuse energia saab veelgi rohkem puhastatud ja veelgi rohkem selgust, sest miks meil saab üleüldse nii vähe hingesugulasi kokku. Ja kui me räägime kaksikleekidest, siis ka neid on nii vähe meil tegelikult ühenduses ja üldsegi need on väga-väga haruldased ja üldsegi kaksikleegi teema kohta levib nii palju valearvamusi ja ma ütleks, et 90% inimestest, kes arvavad, et nad on kaksikleegi suhtes, ei ole kaksikleegi suhtes. Sest selle kohta on nii palju valearusaama levimas. Ja miks, ühesõnaga, mis ma tahtsin öelda, on see, et miks ei jõua need armastajad kokku, kes on siis määratud kandma seda kõrgemat armastuse sagedust, ongi sellepärast, et see muudaks maailma väga palju. See tõstaks meie kõigi sagedust ja me liiguksime veelgi hüppelisemalt kõrgema teadvuse poole. Aga nagu ma ütlesin, me oleme olnud väga pikalt negatiivse võõra võimu all ja see võõras võim ei ole tahtnud, et meiega toimuks selline hüpe. Aga paratamatult me jõuame sinna sellepärast, et inimesed aina rohkem tegelevad oma sisemaailmaga ja mida rohkem sa tegeled oma sisemaailmaga, seda rohkem sa puhastad ära seda sodi enda seest, mis tähendab seda, et sa avad aina viljakama pinnase armastuse jaoks, mis tähendab seda, et sinu teekonnal saab aktiveeruda selle õige pühaliku partneri leidmise tõenäosus. Ja mida rohkem sa enda nii-öelda varjukülgede puhastamisega tegeled, seda suurem armastus sulle preemiaks antakse, kui sa võtad ise vastutuse. Nii, aga vaatame natukene sinna veelgi materiaalsema poole peale, kas rahaenergiatest ka midagi räägitakse meile või siis külluse energiatest. Oktoober kollektiivile. No rahaga on ikka mured. Mured. Aga mõni võib kogeda ootamatut rahalist abi. Mõni võib siin vahetada töökohta, täiesti uue suuna võtta. Kellegil, ühesõnaga tööalaselt ma ütleks, et tekib, kuna ma siin rääkisin ka sellest kõrgema teadvuse ärkamisest, eks ole, mis tähendab seda, et kui sina ärkad oma kõrgemasse teadvusesse, siis põhimõtteliselt igaüks järsku avastab, kes on ärganud, et see töö, mida sa teed, on vale, see partner, kellega sa koos oled, ei ole see õige, see keskkond, kus sa viibid, kõik need sõbrad, see on täiesti bullshit, eks ole, kõike tahab ümber vahetada. Ja kui me räägime siin juba sellest hingesugulaste kokkutulemistest ja kõrgemast teadvusest, siis paratamatu ka meie tööelu ei jää sellest puutumata ja võib siin inimestel tekkida tunne, et täiesti vale töökoha peal töötan. Tahaks midagi muud. Tahaks rohkem või kuidagi suuremalt realiseerida iseenda potentsiaali ja enda unistusi, tekib selline nagu tahtmine täiesti kannapööre teha. Nagu ma ütlesin, rahateemad tekitavad muret, et see rahaline stabiilsuse või see turvatunne, ta lööb kõikuma. Ma ei ütleks, et siin oktoobris midagi nagu väga paremaks läheb. Ma pigem näen siin, et kuskilt on tõenäolisus mingisugune tõenäosus rahalisele abile.
aga kas see pikalt mõjub või pikalt nagu toitev on, seda paraku ma siit praegu välja ei loe. Et see on võib-olla selline hetkeline rahaline abi. Nii armusuhetes kui siin tööelus tuleb see surmakaart sisse, et väga tugev selline transformatsiooni energia. Ja karikate 7 ka, nii nagu suhetes ka. Selgus, wake up call, nagu ma ütlesin enne. Mul igas aspektis sulle võib tulla täielik selline, et oh my god, miks ma üldse seda teen? Miks ma üldse siin olen? Mida paganat ma olen nii kaua teinud üldse? Miks ma olen nii kaua ootanud? Miks ma juba varem ei ole alustanud? Miks ma juba varem ei ole nii teinud? Täiesti selline silmad avanevad, oh my god, ma tahan teisiti ja paremini. Vot. Ja mis ma veel oskan öelda? Kogu seda juttu siin kinnitab maailmakaart ja voodud mees ehk siis tsükkel. Ka siin on maailmakaart suhetes, et täielik pöördeline tsükkel tuleb ja mis see voodud mees ütleb oma energia poolest on see, et asjad keerduvad teistpidi, et sa hakkad asju nägema teistpidi, nagu ma siin juba seletasin ka. Ja samas on selline energia ka, et kui sa hakkad asju teistmoodi nägema või sul tekibki see selline hetk, nagu ma just kirjeldasin, eks ole, siis ära torma kohe tegema muutusi, vaid lase endas see energia settida ja lase endal kuidagi see selgus paremini majja jõuda, et sa nagu ei hakka vale energia pealt uuesti looma. Sest kui sa hakkad vale energia pealt looma, siis sa jõuad ikkagi lõpuks kohta võib-olla, kus ei taha olla. Tuleb siin ette mingisuguseid otsuseid, mille ees võib-olla tahaks silma kinni pigistada, ei tahaks neid valikuid vaadata. Ma räägin siin tööelust just pigem. Vaata, mis ta täpsemalt meile öelda tahab. See on silma kinni pigistamine abi ees, et just võib-olla sa ei taha endale tunnistada, et sa vajad mingisugust abi või toetust, see ei pea olema kindlasti rahaline abi, võib-olla see on ka mingisugune moraalne tugi või mingisugune karjääriteemaline tugi, nõustamine, et ära ole liialt iseenda põhimõtetes ja nendes vanades arvamustes kinni. Sa ei pea olema selles arvamuses kinni, et nui neljaks pean ise hakkama saama, muidu ma olen nõrk. Sa ei pea tundma või nagu isoleerima ennast teiste eest. Et luba endal abi küsida, luba endal abi vastu võtta, sest koos on kergem ja koos on lihtsam. Ja see koos tegutsemine ja koos loomine võib tegelikult palju paremini sinu küllusekraanid avada. See liiga palju kaarte. Empress ja karikate 9, mis on otseselt küllusekaardid. Mis ma ütlesin, karikate 9, ma ütlesin pentaaklite 9, et see on selline kaart, mis lubab ise ennast puputada. Nii materiaalselt kui emotsionaalselt. Et jah. Sul võib-olla tekib mingisugune tunne, et kui keegi sulle abi pakub või toetust annab, et siis kas tal on seal taga mingisugune saladuslik agenda. Ma ei ütleks. See abi vastuvõtmine võib siin mingil määral kuskile muutusesse aidata. Aga ei tohiks seda karta. Ja see abipakkuja võib olla meesterahvas.
või see, kellelt sa peaksid abi küsima, ta näitab mulle siin meesterahva kaarti, aga jällegi ära jää sellesse kinni. See ei pruugi nii alati olla, see võib olla ka naine, kes on väga tugevas meesenergias. Nii. Selline sõnum oktoobri kohta. Kui nüüd siin lühidalt kokku võtta, siis märka märke, hoiame tunnetused lahti, ärkame kõrgemasse teadvusesse, wake up call ja suunamuutus, reset, nagu tuli siin see kaart, eks ole, otsast alustamine millegiga. Ja meie mälu taastumine jälle kogu aeg, meil aeg-ajalt ju mälu taastatakse ja eks ka oktoober toob meile seda, et me hakkaksime lõpuks ometi mäletama iseenda tegelikku jumalikkust. Jumal ei eksisteeri meist väljaspool, Jumal eksisteerib siin, meis endis. Vot nii. Tõmban siin otsad kokku ja toredat päeva jätku sulle. Tore, et jaksasid kuulata lõpuni. Ole tubli ja tšau!